tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen siis ladumise, kus vaatame, mida tunnete teie, mida tema, mis on teie soov justkui temast, mida teie soovite temalt ja mida tema soovib teilt. Ja vaatame, mis on teie vahel. Teen selle ühe kaardi ladumise näol ja pidada tuleks siin siis meeles seda, et tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis resoneeruda. Ja kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite mulle alati kirjutada. Samuti on minu poolt kättesaadavaks tehtud emotsioonide vabastamisvideo, kus ma siis toon teile nähtavaks selle, et kus siis üldse emotsioonid alguse saavad, kuidas inimene need emotsioonid või emotsioonide tundmise lõpetab või kuidas ta unustab selle, kuidas siis uuesti seda tundma hakata ja et see saaks ka igapäevaseks tegevuseks teie elus, sest see on kõik ettevõtmise asi, eks ju. Ja kui sa algul sellega sügavuti ei lähe või ei võta seda nagu justkui eesmärgiks endale, siis muutused võivad olla väiksed, aga kindlasti saab seda kasutada ka igapäevases elus sellisel kujul, et enda elu lihtsustada, aga kui te tahate nagu hüppelisi muutuseid oma elus teha, et täielikult totaalselt kannapööret teha, siis soovituslik selle emotsioonide vabastamisega siis tegelikult tegeleda ikka minna sügavuti ja võtta see enda eesmärgiks. Sest tegelikult isegi kui inimesed arvavad, et just siin hiljaaegu lugesin kuskilt, et väga paljud inimesed arvavadki, et see on võimatu, et inimestesse ongi siis kodeeritud justkui kannatus. See on täiesti vale arusaam, arusaam. Ja kui inimesed ei olegi teadlikud, siis nad arvavadki, et kannatus on üks osa elust. Aga teisest küljest võib juba silmi avardada ka see, et kõik inimesed ei kannata ühtemoodi. Ühed kannatavad palju rohkem, vaevlevad palju rohkem depressiivsuse ja stressi pingete käes ja teised jällegi ei vaevle selle käes nii palju, vaid tunnevad elust rohkesti ka rõõmu ja nendel võivad olla sellised väikesed raskemad perioodid või kannatused. Aga see näitab juba, et vahe on sees, oleneb täiesti inimese elukvaliteedist ja oleneb täiesti sellest, kuidas teda on üles kasvatatud või instinktiivselt või alateadlikult mingil viisil võivad ka inimesed elada instinktiivselt, ütleme instinktiivselt või intuitiivselt võivad inimesed elada ka sellises kerguses ja rõõmus rohkem, et nende elus on vähem kannatust ja teiste elus on jällegi väga palju kannatust ja see väga palju kannatust tuleb tegelikult lapsepõlve kogetust ja kui palju ta on endasse sisse imenud nagu käsn siis väljapoolt seda informatsiooni ja kui palju tal on neid alateadlikke mustreid, kui suures koguses või kui tugevalt esil mingisuguseid mustreid ja see loob siis tema elu. Mitte see ei loo tema elu, vaid läbi selle me loome oma elu. Meie loomulik seisund on tegelikult väike lapse loomulik rõõm ja elujõud. Pange tähele, meie loomulik seisund on tegelikult väikelapse loomulik rõõm ja elujõud. Aga kui me elame apaatias, siis me ei ela. Me sureme aeglaselt sisemiselt. Ja
apaatia on justkui selline elu ärkveloleku vastand. Aga me peame teadvustama, et kannatus ei ole meie loomulik seisund. See on lihtsalt tingitud teadmatusest, uskumustest ja vanast valust, mida me alateadvuses kanname. Ja seda siis sageli teadmata, et see meid juhib. Sellepärast meil ongi väga palju selliseid uskumusi või lihtsalt väga palju informatsiooni on ka, tänapäeval on väga palju informatsiooni enesearengutest, rännakutest, mis on inimestele sisse kodeeritud, millega nad elavad, millega nad peavad silmitsi seisma ja nii edasi, nii edasi. Siin on lõputult ja väga palju lokkab seda ka valeinformatsiooni, mis inimesed siis jällegi omakorda võtavad omaks ja hakkavad seda endas kandma kui uskumust ja peavad seda tõeks. Ja see võib olla täiesti vale tõde, aga nad elavad. Nii nagu me võtsime alateadlikult või nii nagu me võtsime lapsepõlves omaks mingisugused teatud uskumused või paradigmad, mingisugused käitumismallid vanematelt, autoriteetsetelt inimestelt ehk siis vanematelt inimestest, kes meie ümber olid, kellele me vaatasime nagu justkui alt ülesse, kes olid meie jaoks autoriteedid, võtsime need omaks, need arvamused, need uskumused, need mõttemustrid ja tänapäeval või praeguses hetkes me siis siin praegu elame nende mustritega, mis ei pruugi täiesti tõele vastata. Täpselt samamoodi võtame praegu mingisugused teatud uskumused omaks ja hakkame selle järgi elama. Ja võib-olla tihti võib olla keeruline eristada, mis on tõde, aga kõik see, millest sa läbi nagu lähed või millest inimesed läbi lähevad, see ei ole ka nagu justkui otseselt vale, sest õiget ja valet ei eksisteeri tegelikult teadvuse tasandil. Ja me paraku oleme kõik üks teadvus. Isegi kui sulle see tundub võõras, isegi kui sa ei suuda seda omaks võtta, siis tegelikkuses puhas tõde on see, et me oleme kõik üks teadvus ja me kogeme teadvusena ennast läbi selle inimese, kes meil siis nii-öelda on, see inimavatar. Me ei ole see inimene, vaid me kogeme teadvusena seda elu läbi selle inimese. Ehk siis inimene on meie üks osa, ta on nagu meie üks osa, ilma selleta me ei saaks eksisteerida siin planeet Maa. Sest meil on vaja seda füüsilist keha, aga me peame teadvustama, et me ei ole ainult see inimene. Ja nii kaua, kui me püsime selles illusioonis ja selles emotsionaalse pagasi valu all, siis me ei saagi kunagi kogeda seda teadvuses olemist, kuigi ta võib mingi hetk välja lüüa ka sellisel kujul, et lihtsalt endale teadvustamata või kogemata sa satud sinna. Teadvuse tasandile ma mõtlen. Ja siis sa mõistad, millest ma räägin. Sest et seda on nagu keeruline edasi anda, teie mõistus ei hooma ega adu seda, millest ma räägin, sellepärast et tal ei ole seda kogemust taga ja ta võib ainult ette aimata või arvata, mis see võiks olla, aga ta ei saa täit tõde kätte. Ja ta nagu ei mõista seda sellisel kujul. Aga kui me vaatame nüüd väikeseid lapsi, siis sa tegelikult näed elu puhtal kujul.
ja see väike laps või väiksed lapsed, nad on nagu soojad või soe rõõmupallike. Ta on kohal, mänguline ja vaba. ta ei mõtle üle. täiskasvanute inimeste nii-öelda jutumärkides probleem ongi see, et me mõtleme liiga palju. me mõtleme üle. aga väike laps, ta ei mõtle üle. ta ei mõtle selle peale, et ta peab ennast kuidagi parandama või midagi oleks vaja minu juures parandada. ta lihtsalt on ja ta lihtsalt naudib, ta lihtsalt mängib. ja ta ongi elu ise. ja see on nagu otsene antipood apaatiale. sest apaatia ei ole elu. see on elu suretamine. aeglane enesetapp otseses mõttes, mille jooksul siis inimene justkui jäätub. ta ei tunne enam rõõmu, ta ei näe värve, ta ei usu enam headusse. ja see sisemine külmus saab sageli alguse siis sellest lapsepõlvest, millest ma juba rääkisin. ja me võtame kõik vastu, mida meile öeldakse. me ei erista siis. me ei erista siis, sest see tuleb autoriteetidelt. ja kui sulle öeldakse, sa oled halb, sa oled liiga palju, sa pead olema kuidagi teisiti, ära ole nii, ära tee nii, siis need laused nii-öelda salvestuvad meie kehadesse. ja kui laps kuuleb neid piisavalt või pidevalt, hakkabki ta uskuma, et tema ise ongi kuidagi mingil viisil vale. ja et midagi temast tuleb siis nüüd muuta või siis tuleb seda kuidagi varjata, kes ta tegelikult päriselt on või kuidas ta tahaks tegelikult käituda või midagi tuleb parandada. ja sellest saab nii-öelda juuruskumus, mille kaudu ta hakkab looma oma elu. ja seda mitte siis teadlikult, vaid siis läbi alateadvuse filtri, mis töötab nagu vaikne, nähtamatu projektor. ja kõik, mida sa praegu koged, on sinu enda loodud teadmatult või siis teadlikult, võib-olla osad on juba võib-olla teadlikud, et nad on oma elu loojad, aga nad ei oska seda nagu kuidagi muuta. ja väga paljud ei ole sellest teadlik, et neil on võimalik oma elu ise muuta või et nad on oma elu loojad. aga kui sa ei ole teadlik, millist filmi sa vaatad, siis sa usud, et see lihtsalt juhtub sinuga. ja et elu on siis nii-öelda see kannatus, et see on normaalne, see käib meiega kaasas, nii ja nii on ja ma pean sellega leppima. ja kuulake, kuidas kõlab leppimissõna. see on raske. ma lepin sellega, mis mul muud üle jääb. eks ma siis lepin. kuulake, mis sagedus seal on. aga tegelikult inimene ei ole siis loodud kannatama. ja kannatus samamoodi ei ole karistus. see ei ole tõde. see päris kindlasti ei ole tõde. vaid see on lihtsalt teadmatus, illusioon, mis tekib siis, kui me unustame, kes me tegelikult oleme. ja seetõttu on ülioluline puhastada end sellest emotsionaalsest prahist, mida me siis enda kehas salvestunul kujul kanname, mida me alateadvuses kanname. Need valed uskumused, maha surutud tunded, need lapsepõlve varjud,
sest alles siis, kui me vabastame ruumi, saab meie loomulik rõõm, voog ja vägi taas esile tulla. Ja elu, see päris elu, hakkab uuesti voolama. ja selleks ongi vaja siis ennast jätkuvalt ja jätkuvalt emotsionaalsest prügihunnikust nii-öelda vabastada ja sellega tegeleda, sest see on emotsionaalne valu, mida te oma kehas hoiate ja mille alla on mattunud sinu tõeline olemus. Sellepärast inimesed ei teagi tihti, et mida nad oma elult tahavad, mis on nende tee, nad on täis segadust, kaost, otsustamatust. Nad otsivad pidevalt midagi kuskilt, aga nad ei tea ise ka, mida nad tahavad, mida nad otsivad. Aga nende hing on nagu rahulolematu. Ja see ongi just seetõttu, et sa oled mattunud oma emotsionaalse prügihunniku alla. Just nimelt sina oled mattunud oma emotsionaalse prügihunniku alla ja sind juhivad siis need alateadlikud programmid, uskumused. Sa elad illusioonis ja see elu hakkab alles siis uuesti voolama ja sa hakkad loomulikku rõõmu tundma, voogu ja väge tundma siis, kui sa hakkad vabastama neid emotsionaalseid valu, energeetilist valu, mida sa oma kehas siis salvestunult kinni hoiad. Ja sealt saab alguse siis see nii-öelda sa saad maitsta kergust, võiks öelda. Sa saad maitsta kergust, jah. Päris kindlasti sa hakkad endas nagu vaba ruumi tegema. Ja ega sul ei saagi ennem sinna mitte midagi tulla ja need mõtted ka mitte mingil moel, mitte mingil kujul ei saa muutuda, kui sul on see emotsionaalne pagas seal. Sa kannad oma kehas oma emotsionaalset valu ja alateadlikult sa siis käitud selle järgi või toimid selle järgi. Ja sa ei saa ise teadlikult nagu otseselt midagi teha, kui sa ei teadvusta ega liigu teadlikkuse suunas ja ei hakka endaga siis päriselt nii-öelda algselt tööd tegema. See tundub algul päris kindlasti tööna, sellepärast et see on nagu inimesele harjumatu ja ta ei ole nagu justkui seda varasemalt teinud, siis ta peab nagu selle enda kehasse võib-olla siis nagu kuidagi kodeerima või omaks võtma. Aga päris kindlasti hakkab ego seal oma pead tõstma ja teid igas muus suunas suunama, et te jumala eest sellega ei tegeleks, seepärast et ego teab, et siis hakkavad suured muutused toimuma. Ja mingil hetkel tihtipeale, kui inimesed ongi, et ma lepin sellega või eks ma siis lepin sellega, inimesed peavadki kannatama, see on meile sisse justkui kodeeritud või mis iganes öeldakse ja mingil hetkel nad näevadki või ei näe siis neid võimalusi ja mingil hetkel inimene arvab, et lihtsam ongi loobuda ja kui võidelda millegi nimel. Unistused võivad tunduda kuidagi kauged, jõud kahaneb, motivatsioon hajub. Ja kui inimene ei tunne end siis nii-öelda väärtuslikuna, siis ei paista ka kuskilt seda kolmandat võimalust olevat. Ja tundubki, et elu võib siis olla vaid kahe valiku vahel, osadele päris kindlasti. Kas võidelda siis edasi millegi nimel või pingutada millegi nimel ja näha vaeva
raskesti ja teha tööd kõvasti, et jõuda sinna nii-öelda õndsasse kohta või natukenegi midagi oma elus luua või nautida, või siis loobuda ja vajuda alla. Ja kui nii-öelda see loobumine võtab maad, siis hakkab inimene otsima midagi, mis leevendaks tema valu, isegi kas või korraks, midagi väljast. See on võib-olla toit, tähelepanu, sellised rahulolu hetked, meelelahutus, ostlemine, töö, suhted, sõltuvused, mis iganes. Aga ükski nagu selline amps, mille järgi sa nagu haarad, ei suuda tegelikult seda sisemist tühjust täita. Ja see on nagu külma vee valamine põhjatusse, anumasse, sest see ei püsi. Ja sealt tekivad need mustrid, ülesöömine, söömishäired, stress, depressioon, sõltuvused, ülekoormus, lootusetus ja nii edasi, nii edasi. Ja see nimekiri võib olla täiesti lõputu. Ja kuni sa ei märka, et see kõik on valust põgenemine, mitte elu elamine. Ja mida rohkem inimene kompenseerib, seda rohkem langeb enesehinnang. Ja tundub, et mitte miski pole piisav, et tema ise pole piisav. Ja see on väga kriitiline koht, sest just siis tuleb mõista, et mitte ükski väline asi ei saa sulle anda rahu, turvatunnet ega armastust. Ei partner, ei raha, ei karjäär, ei keha, ei edu. Sest et rahu tuleb seest. Rahu on tunne justkui, sa tunned enda sees seda rahutunnet ja tunne tuleb alati inimese enda seest. See ei tule mingitest asjadest ega välistest oludest. Ja turvatunne tuleb siis, kui sa taastad ühenduse iseendaga. Me oleme iseendast väga, väga, väga kaugel. Armastus tekib siis, kui sa lõpetad endaga võitlemise. Ja sellepärast on väga oluline emotsionaalne puhastus. Mitte enese täiendamine, enese areng või mis iganes veel, eks ju, vaid lahtilaskmine. Lahtilaskmine. Iga emotsionaalne laeng, mida sa oma kehas hoiad, olgu see viha, süütunne, hirm, häbi, on nagu kivi, mida sa kannad seljakotina enda seljakotis. Ja iga kord, kui sa selle laengu vabastad, ausalt, teadlikult kohal olles, langeb justkui üks kivi. Sa tunned seda, see kivi langeb. Sa tunned seda päris reaalselt ja sa tunned seda kergust ka reaalselt, füüsiliselt oma kehas, see on tuntav. Hetkel, kui paned sa selle kivi maha, hetkel, kui lased lahti sellest emotsionaalsest valust, mis sinule tekitab seda koormust või pinget, siis sa tunned seda hetkega, kui sa oled selle pinge maha pannud või lahti lasknud. Neutraliseerinud, vabastanud. Sa oled kergem. Sa oled vabam. Ja sa oled jälle rohkem sina. Ja see on füüsiliselt tuntav, kehaliselt tuntav ja tajutav. Te ei saa vastu vaielda. Kui te selle läbi teete, siis te teate, millest ma räägin. Ja teil on see võimalus. Neid võimalusi on veelgi, aga teil on see võimalus minu poolt kättesaadavaks tehtud ja teil on
teadvustage, et ükski väline ei tee sind terveks. Ükski väline situatsioon, olukord, inimene, asjad, mitte ükski, mitte miski ei tee väliselt teid terveks. Vaid te ise saate oma emotsionaalseid laenguid ja valu endast maha raputada, puhastada. Ja see on vabadus. Liikumine vabadusse, liikumine iseendasse. Ja nii nagu ma ütlesin juba, teil on võimalus siis personaalselt kaardiladumist minult siis tellida ja ka siis emotsioonide vabastamise video salvestus endale minu poolt siis soetada. Kui on soov, kirjutage siis, aga alustame siis pikk sissejuhatus, aga väga vajalik mõnede jaoks lihtsalt ühest kõrvast sisse, teisest välja ja sellega ka ei ole mitte midagi valesti, siis nad ei ole praegusel hetkel selles kohas. Või on nad muul teekonnal, et mitte millegiga ei ole kunagi mitte midagi valesti, aga kellegi jaoks kindlasti on see vajalik ja kas või üks inimene, selle pole tähtsust, aga kindlasti kui te tunnete mingit laadi tõmmet selle suunas, siis ärge lükake seda tõmmet endast eemale, sest see on sama hea, kui lükata iseennast endast eemale. Vaid andke endale võimalust, see on kõige parem viis enda elu paremuse suunas liigutada. Ükskõik kui uskumatusega teile ei tundu, see on võimalik. Olen seda teed ise juba pikemat aega käinud ja ma ei kahetse päris kindlasti. Nii, aga tegemist oli siis tunnete tasandiga, ehk siis mida tunnete teie ja mida tunneb tema, mis on teie soov tema suunas, kuidas ma küsisin, mida soovite teie temalt ja mida soovib tema teilt, mis on teie vahel. Jah, nii on. Mida tunnete teie tema vastu, mida tunneb tema teie vastu, mida soovite teie temalt ja mida soovib tema teilt. Tahtsin 4. kaardi ka juba panna, sattusin hoogu. Nii, ja mis on teie vahel? Teie vahel on, võib-olla tuleb siin kas mingisugune selline tagasihoidlik suhtlus või mingisugune ettepanek tuleb, tagasihoidlik ettepanek, suhtlus, et selline, mitte midagi suurejoonelist, aga selline rahulik, tagasihoidlik, kas siis suhtlus või siis mingisugused ettepanekud on siit kas teie poolt või tema poolt tulemas. Et selline, ütleme, mitte midagi suurejoonelist, aga siin suhtlus olemas. Päris kindlasti. Et siin on jah, kas võib-olla mõnedel on selline uus algus või selline rahulik areng. Suhe võib olla sellises algusjärgus või selline üksteise vastu selline huvi on olemas. Samuti õpitakse siin üksteist võib-olla tundma alles. Siin on mingisugused kasvuvõimalused, aga ta on nagu arengufaasis või algusfaasis.
samuti võite te mõlemad sellises kohas olla, kus te püüate seda suhet mõista, võib-olla õppida teineteist rohkem tundma, võib-olla ka tegema selle suhte nimel natuke tööd. Ta on võib-olla, teie vahel võib see energia olla võib-olla pigem selline maandatud ja realistlikum. Siin on päris kindlasti potentsiaali teie vahel. Aga kõik nagu vajab veel nagu arengut või kõik on nagu arengufaasis veel. Siin võib olla sellist ühest küljest ka nooruslikku energiat, aga teisest küljest ka mingil määral sellist nagu natukene ettevaatlikkust. Et siin nagu astutakse hästi aeglaselt nagu neid samme, et hästi aeglaselt jah. Et võtke, mis teile siis resoneerub, võib-olla resoneerub kõik, võib-olla osaliselt. Tegemist on siis üldise kaardi ladumisega. Ja vaatame, mida tunnete teie tema vastu. Et teie ilmselt olete te selles suhtes natukene tegelikult pettunud. Teie vahel võib olla vahemaa siin ja te olete võib-olla selles suhtes pidanud nagu kuidagi liikuma kokku, tulema kokku, kui te kohtute. Et siin on päris kindlasti vahemaa ja nõudnud sellist võib-olla kokku tulemist või kas üks tuleb kuskilt kaugemalt või teine tuleb kuskilt kaugemalt või saate kuskil keskpunktis kokku. Et vahet ei ole, siin on nagu reisimist päris kindlasti tugevalt esindatud, et siin on liikumine, et teie vahel on siis distants. Aga ilmselt olete ka nagu kuidagi nagu lüüa saanud või pettunud selles suhtes ja teil ka mingit laadi hirmud tekivad selle suhtega seoses, et see lõpeb või on juba lõppenud. Teil on siin mingisugused hirmud selle suhtega seoses välja tulnud, et äkki see vahemaa on kuidagi nagu lõpetab selle suhte, seepärast et liiga pikk vahemaa, liiga harva kohtute võib-olla või mida iganes sellist. Hirmud tulevad teil niikuinii välja sellega seoses ka, et teil on hirm sellest inimesest ilma jääda ilmselt. Aga siin võib olla ka sellist reetus või pettuse tunnet, et miski on nagu varjatud olnud ja see on nagu välja tulnud. Ja kuigi te nagu justkui igatsete, kuigi te olete nagu tegelikult te hoolite justkui temast, siis olete te justkui võib-olla otsustanud sellest suhtest lahkuda või eemalduda, sest emotsionaalselt ta nagu ei paku teile enam seda, mida te soovite suhtelt. Vähemalt te arvate nii. Aga ma soovitan kindlasti puhastada oma hirmud sellega seoses. See on kingitus teile selle inimese poolt. Et kõik inimesed, kes teid trigerdavad või toovad esile teis mingisugused valupunktid, siis olge nende üle tänulikud, seepärast et see valu tuleb teie alateadvusest esile ja teil on võimalus see puhastada ja vabastada ja te ei loo enam endiselt samasugust elu juurde või samasuguseid suhteid ja samaväärseid suhteid, mitte samasuguseid, sest et samasugust asja ei saa kunagi üks-ühele olla, aga nad võivad olla sarnase mustriga. Seda te võite küll luua, aga üks-ühele ei saa kunagi mingisugune sündmus olla. Need on alati erinevad. Aga siin on võimalik siis puhastada ennast sellest valust, mis selle inimesega seoses esile kerkib ja te juba loote sellega enda elus väga suuri muutuseid. Sest siin on ka teis varjatud valu, seepärast et te ei loo enda ellu selliseid situatsioone, kui teie enda sees ei ole see hirm või valu või
või midagi, sest et see inimene, te loote nagu ise selle inimese enda ellu, sest see inimene toob teis esile kõige paremal viisil ja kõige otsesemas mõttes ja otsesemal viisil esile teil need kõige valusamad kohad, mis te olete nagu alateadvuses surunud kunagi ja te ei ole tahtnud seda nagu vabastada või ei ole osanud vabastada. Et millegagi ei ole ka kunagi midagi valesti, ärge süüdistage ennast millestki, vaid olge alati selle osas tänulik, sest kõik, mis meie reaalses siin füüsilises 3D maailmas me saame siis nii-öelda kogeda, on meie enda looming ja see looming on loodud, kui te ei ole seda teadlikult loonud, siis alateadlikkuse pinnalt. Nii, et siin on jah, et teis mingisugused hirmud esile kerkitanud see olukord või siis te olete sellest situatsioonist, olukorrast lahkunud, kuigi te tegelikult vaatate veel tema suunas, uurite vahest võib-olla ka seda kaardiladumist, uurite tema kohta, mida tema võib tunda, mis tema sammud või käigud on, kas ta ikka hoolib teist, sest et teil on see hoolivus olemas, kuigi te olete võib-olla teinud selle otsuse või teete alles selle otsuse, et olete lahkunud või lahku tee, sest et teil on endal ka, esiteks see võib näidata päris palju seda, et te ise ka nagu põgenete oma hirmude eest, et te ei taha nagu oma hirmudega silmitsi seista ja kaotusvaluga ja siis te pigem lähete ise ennem ära, kui tunda seda valu, et tema jätab teid. Või arvate, et te võitegi jääda sellesse olukorda igavesti. Ka see hirm võib olla siin esile kerkinud. Aga ärge lükake neid endast ära, vaid tundke need olukorrad lõpuni. Ja näete, kuidas elu läheb palju lihtsamaks ja kergemaks. Mida tunneb tema teie vastu? Ja siin võibki olla, et tegelikult ta näeb teid justkui potentsiaalse võimalusena pere luua. Te olete tema jaoks sensuaalne, köitev, seksikas ilmselt ja tal on teiega tore koos olla või vestelda või nii palju, kui teil neid koosviibimisi on. Et siis ta naudib neid. Ta naudib teiega vestluseid, ta naudib teiega koosolemisi, aga ilmselgelt on siin segatud erinevad inimesed sellesse olukorda, sellepärast et ilmselt tal on võib-olla juba pere olemas ja teie olete siis nii-öelda see salasuhe ja siin on nagu siis 3 erinevat isikut või siis 2, 3 on tema, kelle vahel ta siis liigub. Ja teie ilmselt olete siis nii-öelda salasuhe. Jah, et tema enda siis püsiva siis sellise pere või kodu kõrvalt. Ja sellepärast võib-olla tunnetagi te seda valu, reetustunnet või lüüasaamistunnet. See on kiskunud teis esile mingisugused vanad valud, millega nüüd teil on võimalik silmitsi seista ja need vabastada enda kehast, seepärast et kui te seda ei tee, siis te loote seda olukorda uuesti juurde, seepärast et energia tahab alati kehas liikuda ja kui te ei vabasta seda, siis te loote endale lihtsalt sellise olukorra uuesti juurde või uuesti, kus see energia tahab jälle nagu pinnale kerkida ja vabaneda. Et kui te nüüd väldite seda situatsiooni olukorda, ma ütlen ausalt, isegi kui ta on nagu armukolmnurk, jah, võib-olla ta ei täida teid piisavalt või te tunnete, et see suhe ei ole teie jaoks, aga ta on kingitus selles suhtes, selle inimese poolt ja see olukord, see kogemus on selles suhtes kingitus teile,
et nagu me näeme, siin on need hirmud ja kaos välja tulnud teie siis sellest alateadvusest, kus te ise teadlikult seda nagu esile ei saa nagu otseselt kutsuda. Noh, te võib-olla saate, kui te hakkate selle nimel tööd tegema võib-olla või noh, pingutate või mis iganes. Aga me ei pea neid emotsioone alateadvusest välja kiskuma, seepärast et need võivad sealt lahvatada ja te ei pruugi sellega kõigega toime tulla, et ei pea kaevuma ja sügavustesse otsima minema, seepärast et elu toob need kõik variandid meile täpselt siis, kui me oleme võimeline seda lõpuni tundma. Ja noh, tihtipeale inimesed ei ole teadlikud, siis nad suruvad selle alla või põgenevad nende eest, et mõõkade 7 võib näidata ka iseenda tunnete eest põgenemist. Et sa ei taha sellega silmitsi seista, siis sa põgened selle olukorra eest ära. Ehk siis lahkud sellest olukorrast. Mulle see ei sobi, ma sain sealt haiget, see inimene tegi mulle haiget, miks ta minuga niimoodi tegi. Kas ta ikka hoolib minust, kas ta ikka armastab mind. Aga ma lahkun, sest ma väärtustan ennast liiga palju või liiga kõrgelt, väärtusetuse tundest ma olen rääkinud varasemalt, aga see ei ole eneseväärtustamine, noh, ta ei ole nagu, sa ei väärtusta ennast vähem või rohkem, kui sa sellises situatsioonis oled. Kui sa oled selle olukorra kogemuse enda jaoks loonud, siis see on täpselt sellel hetkel, sellel ajal õige, sest et sinu energia tahab kogu aeg väljuda sinu kehast. See kinni jäänud sagedus tahab väljuda sinu kehast. Ja kui sa seda kogu aeg alla surud, siis sa lood kogu aeg juurde samasuguseid olukordi, mitte samasuguseid, vaid erinevaid olukordi, mis kõige paremal viisil sinu selle kinni jäänud energia jälle taas nagu vabastada tahab. Aga kui sa ei ole sellest teadlik ja põgened selle eest, ei vaata sellele otsa, siis sa lood seda olukorda juurde ja jäädki looma seda olukorda juurde. Et ole teadlik ja võta seda kui kingitust ja algul see ei tundugi võib-olla nii, et mis juttu ma ajan, et see on ju raske ja valus. See ongi sinu emotsionaalne valu, mida sa hoiad endas kinni. Ja algusest see tundubki raske ja valus, aga kui sa oled lõpuks teadlik, mida sellega teha, selle emotsiooniga, mis sind kogu aeg ümbritseb või mis sind kogu aeg nagu sulle tundub, et see valitseb sinu üle ja see tuleb välja ja mingisugust muutust ei toimu või ma ei saagi nagu sellest nõiaringist välja, siis tegelikult, kui sa teadlikuks saad enda emotsioonidest ja enda olemusest, siis ja avardud, siis sul on võimalik neid vabastada enda kehast. Need ei ole mõeldud meie kehasse kinni jääma ja nad ei tahagi seal olla. Nad otsivad kogu aeg väljapääsu, see energia otsib kogu aeg väljapääsu. Sa ei pääse selle eest, seepärast et sa lood ise kogu aeg need olukorrad. Su keha on selliselt kodeeritud, et ta on nagu imeline, et kui me nagu, kuidas inimene tõlgendab, võib-olla ja täpselt nii ongi, et mõni inimene tõlgendab, et elu ongi nagu inimene ongi kodeeritud kannatama, siis tegelikult inimene loob endale kogu aeg neid nii-öelda jutumärkides kannatavaid olukordi, seepärast et tema sees on emotsioon ja laeng kinni jäänud, salvestunud, mis tahab välja pääseda. Ja nii kaua, kui me seda surume kogu aeg enda sisse või paiskame seda kuidagi välja, ehk siis leevendame seda mingil viisil, et kui me, inimesed tihtipeale ütlevad ka, et kui ta karjub, läheb metsa, karjub, noh, ta leevendab, see on leevendus. Või siis karjutakse teise inimese peale ja arvatakse, et teine inimene on kuidagi süüdi või süüdimatu. Vahet ei ole. Et paisatakse oma emotsioon siis teise inimese peale välja või siis räägitakse ennast tühjaks. See on leevendus. Aga see juurpõhjus ei kao teie kehast. Ja siis ongi nagu erinevad viisid, kuidas seda välja elatakse, mõned elavad spordiga välja, leevendavad seda emotsiooni. Mõned peavad teisi süüdlasteks, käivad, mida iganes tehakse.
suruvad jälle enda sisse alla ja siis see jälle paisub, lööb selle kaane pealt ära ja siis ei teata jälle, miks nii ja miks naa tehti. Ja kahetsetakse. Et ma mäletan, mul oli kunagi väga tugevalt see esil, et ma surusin, ma ei teadnud, kuidas oma ma ei teadnud üldse sellest mitte midagi. Ja tihtipeale siis paiskas selle, nagu lõi selle kaane pealt ära ja sa lihtsalt rääkisid, ütlesid kellelegi seda, mida sa arvad. Nagu mina arvasin, et nii on õige ja nii on, et ma olen jõle teadlik. Ja elasin ja paiskasin enda emotsiooni siis teise inimese peal välja, arvates, et ma käitun õigesti ja see teine inimene on vale kuidagi. Siis ma mingi hetk täiesti kahetsesin seda, nutsin selle pärast, et mis mul viga on, miks ma niimoodi ütlesin. Ja nii edasi, nii edasi. Et see ongi see, et sa arvad, et sa teed nagu õigesti ja sel hetkel sa arvadki, et see on õige samm. Aga see on tegelikult enda emotsioonide väljavalamine teise inimese peale ja siis sa saad hetkeks selle kergenduse, aga mingi hetk tuleb see tagasi, see tunne ja mingi hetk see järgmine päev võib-olla sa kahetsed seda nagu meeletult, et miks ma niimoodi ütlesin ja ma ei tahtnud ju niimoodi öelda ja siis palud vabandust ja siis mul oli veel see komme ka või mingisugune, et ma tundsin tohutut süütunnet selle pärast, et ma niimoodi ütlesin talle ja siis ma võisin lõputult vabandada ja kui väga seda teist inimest see ära võib tüüdata, kui inimene jääbki lõputult vabandama, sest minu sees oli tohutu süütunne sellega seoses ja siis ma vabandasin ja sellest ühest korrast vabandamisest ei piisanud, ma võisingi vabandama jääda ja siis ma juba omakorda tüütasin selle vabandamisega teise inimese ära. Et see on nagu tohutu nõiaring, kui sa ei tea, mis tegelikkuses toimub ja kui sa ei hakka nagu emotsioone tegelikult päriselt vabastama enda kehast. Et seal võib igasuguseid lugusid tulla välja, erinevaid lugusid, eks ju. Ja sa ketradki selles nõiaringis ringi. Ja kui sa oled veel väga ebateadlik, siis inimesed võivadki selles lõputus tsüklis keerelda ja keerelda. Aga kui me oleme juba natukene teadlikud, siis ja me hakkame endalt küsimusi küsima ja tahame sellest nagu nõiaringist justkui välja tulla päriselt südamest, nagu soovime sellele leida lahendust, siis need vastused hakkavad sinuni jõudma ja sa ei pääse sellest. Kui see tuleb sinu enda seest, see nagu soov sellest välja tulla ja leida selles olukorras lahendus, siis sa annad endale need võimalused. Ei tule kuskilt universum ega kuula sind see universum ja ütleb, ei näita sulle juhatust ega nii ja naa, vaid sina ise annad. Sina ise esitad endale küsimuse ja sina ise annad endale need võimalused. Sa lood endale selle situatsiooni ja võimaluse, et need vastused jõuaksid sinuni, et sa saaksid seda teed käia, kuhu sa tahad minna, kuhu sa tegelikult südamest sisimast tahad minna. Et universum ei ole kuskil eraldiseisev, vaid sina oledki üks osa universumist. Sest et kõik on üks. Ja nii ebatavaline, kui see ka ei tundu ja uskumatu või vastuvõetamatu, siis sina oled kõigega üks, sa oled üks. Ja see on ka ära tõestatud, et kõik on üks, kes vähegi teadlikumad on ja jõudnud sellesse kohta, et kui te olete kuulnud kvantfüüsikast midagi, siis te teate, millest või on mingi aimdus, millest ma räägin ja kvantfüüsika on teaduslikult tõestatud, aga miskipärast inimesed, väga paljud muidugi ei ole sellest kuulnud, aga paljud on sellest kuulnud, aga nad ei seosta seda oma eluga, kuigi kvantfüüsika ongi meie elu ju. Et lihtsalt me elame nii kinnistes silmadega ja illusioonis, et arvates, et see siin füüsiline reaalsus ongi ainuke ja kõik, mida ma näen ja tajun oma viie meelega.
ja kogen oma 5 meelega, eks ju, ja midagi rohkemat ei ole. Tegelikult me elame täiesti tagurpidi. Aga see selleks, mida soovid sina temalt? Nii. Tegelikult sinul on temaga seoses mingisugused unistused, sa tegelikult unistad temast, sa tegelikult, ta on nagu justkui sinu jaoks see unistuste partner. Ja sa tahaksid võidukat saavutada seda võitu selles suhtes. Sul on unistused, aga need unistused tunduvad sinu jaoks nagu kauged. Sellepärast võib-olla sa oled natuke pettunud selles, sellepärast sa oled natuke norus selles, sellepärast, et need ei ole nagu käega katsutavad, nagu me näeme. Et need unistused ja soovid on kauged, kuigi sa soovid seda võidukust, sul on omajagu uhkust ka tegelikult siin natukene. Aga see suhe on päris kindlasti sinu jaoks tervendav ka. Aga sa oled jah, siin nagu ei näe võimalust, et mingi ilmselt siis selle olukorra pärast, mis temal siin siis aset leiab või kus tema nagu praegusel hetkel asetseb, ei näe ka sina seda võimalust siis, et see oleks kuidagi teisiti võimalik või kättesaadav sinu jaoks. Aga ta päris kindlasti aitab teil nagu puhastuda või nii-öelda puhastuda, et ta on nagu selle silmi avardav, teadvust avardav suhe teie jaoks. Kui sa nüüd vaatad oma hirmudele otsa ja ikka ei kõnni niimoodi minema, et jõuliselt enda peal jõudu kasutades. Sellepärast mida inimene teeb, ta nagu arvab, et ei, see suhe mulle ei sobi, seepärast et tema on siis nagu perekonna inimene. Ja ma väärtustan ennast ikkagist kõrgelt ja ütleme, et ma väärtustan ennast ja see suhe ei sobi, ma tahan midagi enamat, aga ikkagist tihtipeale inimesed kasutavad seal enda peal jõudu, sellepärast et esiteks nad ei vaata otsa oma hirmudele. Ja siin on reetus ja pettuse tunne, aga see tunne on sinu enda sees, mitte see ei ole selle inimesega seotud, vaid see inimene toob selle tunde sinus esile. Ja siis on aeg siis sellele olukorrale otsa vaadata, kui siin on hirm sellest suhtest ilma jääda, kui siin on hirm sellest inimesest ilma jääda. Ka sellele tuleb otsa vaadata ja see enda kehast vabastada. Või kui sa nagu jõuliselt kõnnid siit minema, seepärast et sa tunned siin reetust ja pettuse tunnet või sellist hüljatust või hirmu, et sind petetakse või reedetakse või valetatakse või jäetakse maha ja siis kõnnid ise parem minema või sulle ei sobi see suhe, kõnnid siit minema, emotsionaalselt ei rahulda see suhe, kõnnid siit minema. See on tegelikult iseenda peal jõu kasutamine, seepärast et ilmselgelt karikate 8-ga sa ei kõnni sealt niisama lihtsalt minema kerge südamega, vaid sul on hingel, ütleme siis valu võib-olla inimese hingel siis. Inimesena sul on siin valu ja sa kõnnid sealt suhtest minema, siis sa kasutad enda peal jõudu. Ja algul võib-olla see tundubki natukene totter, eks ju, et kuidas ta kingitus saab olla, aga see ongi see täpselt see kingitus, et sa vaatad iseenda hirmudele otsa, mis sul nüüd on esile kerkinud selle inimesega seoses, selle suhtega seoses ja sa vabastad kõik selle hirmu. Ja siis sa ei pea enam mingisuguseid otsuseid hiljem tegema, kui sa oled sellega seoses, võib-olla sul on hülgamishirm, võib-olla sa väärtusetuse tunne on siin mingisugune juurpõhjus, mis hoiab ja tekitab seda valu või mille kaudu sa lood selliseid olukordi, et need tekitavad neid valusaid olukordi. Sest miski pole tegelikult valus, vaid kõik on kogemus. Me ise klammerdume või oleme vastupanus. Klammerdumine ja vastupanu loob kannatust ja kannatus on illusioon. See ei ole kuidagimoodi inimesse sisse kodeeritud ega mitte ükski inimene ei pea kannatama. See ei ole meie loomulik seisund.
sest meil on täpselt, kuidas ma video alguses rääkisin sellest, et need emotsionaalsed laengud, pagasid ja uskumuste süsteem paneb meid kannatama, sest me elame illusioonis, me ei tea, mis on täielik tõde. Ja me elame illusioonis, et pange tähele, kes tahab vähegi oma elu muuta, kes tahab vähegi oma elus kogeda õnne ja rõõmu, siis te peate hakkama oma hirmudele otsa vaatama ja see ei ole niisama lihtsalt otsa vaatamine, vaid ka nagu reaalselt vabastamine. Ja need tulevad igapäevastes olukordades, sündmustes, te loote ise need situatsioonid, te ei pea neid kuskilt otsima, te ei pea mingisuguseid meeletuid retriite, ma ei tea, kursuseid läbima, mida iganes, neid on tohutult praegu. Lihtsalt istuma iseendaga ja vaatama sellele otsa ja vabastama need emotsioonid ja sellega piirdubki kõik. Sa ei pea mitte midagi tegema, meeletustes kogustes kuskile raha panustama, ma ei tea, suhteteemad eraldi, rahateemad veel eraldi, finantsid, tervis, mida iganes, kõik on ära lahterdanud, kui lihtsalt ainult emotsioonide vabastamisega on võimalik sul jõuda edasi. Lahendada ära see tuum, juurpõhjus, mida sa enda kehas siis kannad, mille põhjal sa nagu lood endale seda, või siis kui nagu sa panustad ühte eluossa, siis teine elu kannatab, teine eluosa, et sa lihtsalt hakkad seda juurt puhastama ja vabastama. Ja see ongi nagu kõige imelisem, et see on kõige lihtsam ja seal pole mitte midagi rasket ja sa ei pea nagu mingisuguses meeletus koguses rahasid panustama või investeerima erinevatesse eluvaldkondadesse, küll suhted, küll karjäär, küll raha, küll see, küll too, küll 4., 5., 6., mida iganes. Ja tegelikkuses, kui sa tead, kuhu sa panustad oma nii-öelda seda raha, et mina olen nagu ikkagist meeletult välja käinud seda finantspoolt, et jõuda täpselt siia, kus ma praegusel hetkel olen ja iga päevaga, iga korraga, iga kuuga ma tunnen jälle kergemalt ja kergemalt ja kergemalt ja ma ei kahetse. Kõige parem ja kõige mõistlikum viis investeerida kuskile oma raha on see, kui sa investeerid enda heaollu. Ja loomulikult inimesed arvavadki, et nad investeerivad oma heaollu, kui nad võtavad selle kursuse. Aga mida sa teed selle informatsiooniga, kui sa praktikas või siis nagu praktikat võib ka kasutada, teatud praktikad ongi võib-olla nagu esmased nagu tööriistad, mis aitavad nagu kuidagi leevendada või tulla sellest olukorrast välja ja sellega ka ei ole midagi valesti. Aga nad nagu jah, leevendavad, aga nad võivad teatud hetkel suunata sind sellisesse kohta ja sel hetkel võibki olla see nagu kõige parem viis ja siis toimub see nagu edasiliikumine või areng jälle mingisugusele teisele tasandile, et see areng toimub ja nendega ka ei ole mitte midagi valesti. Aga jah, aga ma nagu teadvustan või annan teile nagu kõige lihtsama viisi, kuidas siis vabastada ennast nendest hirmudest, mis siin välja tulevad siis teil. Et jah, siin on müntide 5 siis. Müntide 5, jah. Et siin, jah, tegelikult mida teie soovite, et ei läheks nagu, et see suhe nagu ei puruneks võib-olla teil ja te tunnete siin hirmu ilmselt, et see ei saa nagu teoks. Sest tegelikult unistused on ja soov on. Aga siin on tohutu hülgamishirm ja puudusteadvus ilmselt, mida soovib tema teilt.
Teie ka samamoodi nagu toote esile temas mingisugused alateadlikud hirmud, kas ta seda teadvustab või mitte, kas ta teile seda väljendab või mitte, ilmselt mitte, sest et ta võib olla siis õhuelement, mis tähendab seda, et ta peaks, see ei tähenda muidugi seda, et ta ongi jääkülm ja temas mitte kunagi need armastavad tunded välja ei tule. Aga tema loomuses on olla nagu niisugune, ta on nagu hästi võib-olla selline isepäine, ta võib olla õhuelement jah, aga ta ei pruugi olla, aga tema iseloom on justkui selline nagu, et ta saab kõigega ise hakkama või siis ta püüab ise hakkama saada. Et ta ei väljenda kõige armastavamal viisil võib-olla oma tundeid ja võib-olla ta ei oskagi seda, seepärast et ta on hästi selline mentaalne, ta võib olla oma elus väga heal seisukohal, oma elus siis heal järjel ja aga tal on nagu ka siin mingit laadi usukriis justkui teiega seoses välja löönud ja hirmud, otsustamatus, päris kindlasti otsustamatuse alateadvusest lööb esile mingisuguseid teatud tundeid, millega ta siis peab silmitsi seisma ja kuidas ta sellega toimetab, see on omaette teema, eks ju, et ega ta ei näita siin välja teile, mida ta tunneb ja mida ta mõtleb. Ta võib olla küll aus, aga ta päris kindlasti ei räägi kõigest, sest siin on saladused ja päris kindlasti on siin palju saladusi, mida ta siis hoiab enda teada või siis tõesti siin nagu see ka nagu väga palju on siin siis seotud siis sellise varjatud suhtega, mis ei ole avalikustatud suhe, mis on nagu varjatud suhe ja teisest küljest ta nagu ei avalda ka oma tundeid nii otseselt, võib-olla ta ei oska neid väljendada, võib-olla ta ei oska neid sõnastada, võib-olla ta peab mittevajalikuks seda väljendama ja hoiab enda sisse kõik. Ja hästi palju analüüsib asjade üle, kuigi ta on väga aus ja otsekohene selles suhtes, et ta võib öelda nagu, kui sa küsid mingisuguse küsimuse, siis ta võib ausalt ja otse küsida või vastata sulle. Aga ta ilmselt ei väljenda ennast sellisel kujul, et kus on põhjalik nagu analüütiline või väljendav viis tema poolt siis. Sellist väljendusviisi ilmselt siin ei ole. Ta tegelikult soovib teilt sellist kergust ja ilmselt ta tunnebki teiega koos sellist kergust, siin on seda kergust, rõõmu, naudingut. Aga ilmselt olete teie juba ka ennast kuidagi mingil viisil väljendanud, et miski teie jaoks nagu ei sobi, siis miks muidu teie pool on sellist nagu rasket energiat tunda. Ja miks muidu on tekkinud ka temas sellised kahtlused, kõhklused, usukriis, otsustamatus, alateadlikud hirmud justkui pinnale kerkinud. Ta ilmselt ei kuule nii väga oma intuitsiooni, sest ta on väga mõistuses kinni, aga ta soovib sinuga justkui võib-olla seda uut algust. Võib-olla sa oled juba ära kõndinud ja ta püüab nagu siin võib-olla hästi tagasihoidlikult ja väheviisi sinuga võib-olla natuke suhelda, mitte siis intensiivsemal kujul ja võib-olla õppida tundma kuidagi sind või vaadata, kuidas sa reageerid mingitele asjadele ja ta soovib tegelikult sisimas nagu justkui ta mõtleb sellele. Tegelikult ta mõtleb sellele, kuigi teda takistavad mingisugused hirmud ja emotsioonid, siis ta mõtleb päris kindlasti nagu sinuga võtta mingisugune risk või kutsuda sind välja või minna kuskile sinuga reisile või saada sinuga kokku, seepärast et see kergus ja rõõm ja siirus ja spontaansus, mis teie vahel on, tegelikult ta igatseb seda või soovib seda. Jah. Et see narr ei tähenda just tingimata seda,
et midagi suurejoonelist, mingisugused suurejoonelised muutused toimuvad, aga siin on nagu justkui seda rõhub justkui sellele uuele algusele, uue nagu riskida sellega, nagu nautida seda rõõmu, seda seiklust. Aga siin võib olla täiesti reaalne see ka, võib-olla ta on seda öelnud või väljendanud kuidagi moodi. Aga ta ei pruugi ise ka täpselt teada, mida ta soovib teist. Et siin võib olla jah, sellist segadust, kaost tema soovides ja tema tunnetes. Et jah, siin te olete nagu tema nagu tundetasandi võib-olla natuke segamini paisanud või sassi paisanud, et tema soovid on sellised udused, alateadlikud või ta peidab neid, eks ju, või ta võib isegi enda eest neid peita, seepärast et ta on hästi analüütiline ja nüüd kerkivad, võib-olla see intuitsioon kerkib ka siit peale selle, et siin on alateadlikud hirmud ja kõik see kaos kerkinud teiega seoses esile, kerkib tal ka intuitsioon mingil määral esile, aga ilmselt ta seda nagu ei pruugi seda kuulata, seepärast et ta on nagu hästi mõistusest lähtuv ja ta peab nagu ratsionaliseerima kõike ja selline filosofeerima kõike, aga kas ta teatud samme teeb, eks ju. ja tal võib olla selle suhte koha pealt segadus ja mingid omad kahtlused või mida ta ei ütle võib-olla otseselt välja. Et ta hoiab nagu asju nagu hästi mõistuse tasandil või vähemalt püüab, et tegelikult on näha, et sa oled tema elu nagu justkui natuke sassi paisanud, aga ta püüab nagu kõike hoida nagu sellises mõistuse tasandil. Ja ta on hästi selline kontrolliv, et ta nagu tahab, et kõik oleks kontrolli all. Aga ta ilmselt tunneb, et ta ei saa seda kontrolli või siis ta püüab seda nagu hoida, aga see läheb lappesse. Ta tahab kontrolli, selgust. Aga ilmselt ta seda sinuga ei saa, seepärast et kõik on nagu kaootiline, aga ta ei suuda nagu ka võib-olla lahti otseselt sust siis lasta. Ta on nagu päris kindlasti emotsionaalselt selline reserveeritud, et emotsionaalsusesse ta ei lasku. Ja ta ei ava ennast kergesti. Et ta päris kindlasti soovib siin määratleda seda olukorda ratsionaalselt, mitte lasta emotsioonidel ennast juhtida. Aga siin on jah, see narr ongi hästi vastandlik energia selles suhtes, ta võib siin tõesti ihata seda uut algust ja võimalust ja seda kergust ja spontaansust. Isegi võib-olla, et siin ei oleks nagu mingisuguseid teatud kohustusi selles suhtes. Aga ta võib soovida ka täiesti algusest alustada puhtalt lehelt. Aga ilma siis nagu mingi kindla plaanita, et vaatame siis, kuhu see välja jõuab või vaatame, mis elu toob, onju. Aga päris kindlasti on ta tõenäoliselt teiega seoses segaduses. Et ta ei tea täpselt võib-olla ise ka, mida ta täpselt siis soovib. Ühelt poolt tal võib olla soov siin täiesti reaalne hoida mingit laadi distantsi, et seda olukorda lihtsalt kontrollida ja mitte lasta tunnetel liigselt segada tema elu. Teiselt poolt temas mingi soov on nagu justkui alustada, kes on nagu võib-olla varasemalt juba lahku läinud, nagu alustada uuesti või katsetada või olla nagu, et ta tahab nagu seda suhet, aga ta tahab nagu seda nagu vabas vormis. Aga ta ei näe nagu päris selgelt, tegelikult ta ei näe päris selgelt. Ta ei näe päris selget asju, et siin on jah seda udusust ja see võib olla siis see, et ta ei räägi teile kõigest
ja ta ei pruugi ise ka endast päris aru saada või enda suhtes päris aus olla, et ta võib suruda enda mentaalsust peale ja mitte kuulata siis seda intuitiivset poolt. Ühesõnaga, ta ei tea, mida ta täpselt tahab. Ta soovib midagi, aga ta ei tea ise ka täpselt, mida. Ta nagu võib mõelda su peale tugevalt ratsionaalse meelega, soovides siis kontrollida seda suhet. Aga temas on ka soov spontaansuse, kerguse, rõõmu, sädeluse, seikluse, põnevuse järgi alustada võib-olla uuesti ja mänguliselt, et ta tegelikult näeb sinust seda mängulisust, ta naudib seda. Aga samas võib teda hoida tagasi siis teatud hirm, ebakindlus ja segadus ja ilmselt see tuleb siis sellest, et tal on juba võib-olla see suhe olemas või perekond. Ja sealt tekib siis see hirm ja ebakindlus. Mingil määral ta nagu toote esile mõlema hirmud üksteises, nagu peegeldate võib-olla üksteist. Jah, nii on. Aga selleks korraks kõik, väga pikk sai nüüd sissejuhatus ja vahepeal ka siis muud informatsiooni teile, lihtsustamaks teie elu ja et avardades teie teadmisi, siis selleks ma siin olengi. Et kes tahavad ja soovivad konkreetseid ja otseseid nii-öelda tarulugemisi, siis nendel on võimalus, seepärast et teiste siis kanalite peal vaadata neid otse ja konkreetsemaid lugemisi, seepärast et neid võimalusi on palju ja aina juurde tuleb, aga mina olen rohkem selle peal väljas, et tegelikult et ütleme niimoodi, et kaardid ei ennusta teile tulevikku. Kaardid näitavad, millises energiates te olete. Ja kui te muudate oma energiat, siis homne päev võib midagi muud just juhtuda. Aga läbi energiate me saame siis tõesti siin analüüsida ja vaadata ja lahti seletada, mis selle tulemuseks on ja mis on siis tulevik, mis teile tulevik toob läbi selle energia, kus te praegusel hetkel olete. Aga ma nagu keskendun rohkem sellele, et teie teadvust avardada et te liiguksite kergemasse kohta oma eluga, et te tuleksite välja nii-öelda just täpselt sellest energiast, kus te nagu kinni jääte või mille eest te põgenete. Sest siin on mingi tohutu hülgamishirm näiteks ja hirm millestki ilma jääda või hirm oma hirmudele otsa vaadata. Mida inimene tegelikult kardab, ta arvab, et ta kardab, et see teine inimene jätab teda või et teda reedetakse või petetakse, milline häbi, milline valu, eks ju, kui olen ka ise tundnud seda ju, ma tean, millest ma räägin, et ma olen ise ka ju tundnud, et kui ma mõte tekib pähe, et issand, kas ta nüüd petab mind või kasutab mind ära ja kui palju see mõte võib tegelikult tekitada inimeses sellist valu ja pinget ja stressi ja see hävitab teda iseennast, eks ju. Me hävitame oma mõtetega iseennast, aga me ei saa mõtteid muuta, kui me saame neid muuta, jah, me majandame, energeetiliselt majandame ja see nõuab omajagu jõudu ja pingutust, aga me väsime mingil hetkel või siis, kui me võtame mingi hetki puhkust, siis kõik vajub nagu tagasi sinna punkti, kus me varasemalt alustasime. Kui me nagu energeetiliselt majandame oma energiaga ja mõtete ja kõige sellega ja pingutame, siis see võtab omajagu energiat
ja teisest küljest, kui me lõpetame mingi hetk sellele tähelepanu pööramast, siis me justkui vajume mingi hetk tagasi sinna. Me tunneme, et nüüd on see jälle hetk käes, kus ma olen nagu justkui alguspunktis. Et ma tegin ju nii palju tööd endaga, aga miks ma jälle alguspunktis olen? Et kui sa lõpetad mingi hetk sellele tähelepanu fookuse suunamise, et energeetiliselt majandada ennast kogu aeg, siis sa mingi hetk tunned, et sa nagu vajud vaikselt jälle tagasi sinna punkti. Et sa pead nagu kogu aeg energeetiliselt majandama ennast. Ja samamoodi, kui sa lahkud mingitest situatsioonidest, siis see mittemäletamine või unustamine nõuab ka väga palju energiat. Kui kõige lihtsam viis on vabastada ennast sellistest emotsionaalsetest pagasitest, mis sinu kehas on salvestunud, seepärast et nad ei kao mitte kuskile. Sa lood ja tood esile neid uuesti ja uuesti, võib-olla teisel kujul, võib-olla teise inimesega, võib-olla töökohaga, võib-olla rahaliste situatsioonidega, võib-olla inimene, kes tuleb ja ütleb midagi sulle, kes ärritab sind kuidagi mingil viisil. Ja siis sa mõtled, et miks minuga kogu aeg juhtub. Aga see juhtubki jäädavalt ja nii kaua, kuni sa oled teadlik ja saad aru, et sa pead hakkama enda emotsioone vabastama. See ongi minu eesmärk siin nende kaartidega teile teadvustada, kus punktis te hetkel olete ja mis võimalused teil on, et seda muuta. Ja kui te ei muuda seda, te võitegi jäädavalt jätkuvalt neid kaarte vaadata siin ja soovida, et teie tulevik, et kaardid ennustaksid teile midagi ilusat ja helget, siis kaardid ei ennusta mitte midagi ilusat ja helget, vaid nad näitavad teie enda energia põhjal loodu. See, kus te praegusel hetkel oma energiaga olete, seda loote tulevikku. Ja ta näitab jah tõesti ilusti need energiat välja, mida te endas kannate. Aga nad on nagu võimalus siis ju ka enda elus muutusid teha, seepärast et kui te ei muuda iseennast, siis te jätkuvalt kogu aeg olete ühes samad tsüklis. Võib-olla mingi hetk läheb ilusti kenasti, siis jälle läheb alla ja muidugi kogu aeg ongi tõusud ja mõõnad, eks ju, see on nagu energeetiline seadus, et miski ei püsi paigal, energia alati lainetab. Aga kui me paneme hinnanguid energiale või kogemustele või situatsioonidele, siis on ju hea ja halb. Aga tegelikult kõik lihtsalt on, ei ole olemas head ega halba, see on illusioon. Ego loob selle illusiooni, ego on illusioon, selline programm. Ta ei ole nagu, et kui inimesed arvavad ka seda, et ilma egota ei saa, saab küll. Ja väga hästi saab. Ja mida vähem inimesel ego, seda rohkem ta on ligitõmbavam, seda armastavam ta on, seepärast et ego on nagu programm, illusiooni programm. Me elame illusioonis. Meil ei ole tegelikult vaja mingisugust ego, sest ego on eraldiseisev inimene, eraldiseisev indiviid, eraldiseisev kõigest välisest, aga tegelikult me oleme kõik üks teadvuse tasandil ja me kogeme teadvusena ennast läbi inimese siin füüsilises 3D's. Ja see on reaalne. Ja seni, kuni me selles illusioonis elame, seni me kannatame. Aga inimesed avarduvad aina enam ja enam teadlikumaks muutuvad. Ja ka siin see tsükkel tegelikult saab teie elus läbi, teile tekivad võimalused avardumiseks ja armastuseks ja ka iseenda sügavamaks tundmiseks. Ja teie elust päris kindlasti ei puudu ka armastavad inimesed. Jah, nii on. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!